ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Sa ei oska ju midagi. Oskad või? Midagi õppima. See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu 2 kanget. Koolipingis. Kui sa tahad sellistest väikestest istikutest suurt kuusemetsa kasvatada, siis tuleb minna seda eraldi õppima. Selline eriala on olemas. Metsandus, oled kuulnud? Tead ju. No kui sa ütled, et sellist asja on võimalik õppida, siis teeme ära. Ära noruta, tõuse, lähme. Tead, et mõne aasta pärast ei kasva siin veel uhkeid kuuski, aga sellegi poolest sain mina täna teada, milline tänuväärne töö on metsamehe töö. Ehk et mõtle, paned väikese seebne mulda ja kunagi kauges tulevikus laiub siin suur kuusemets. Milline tähelepanuväärne ja tänuväärne töö teed. Õige. Peale tänast näed sa ju nende puude taga ka metsa, eks ole? Meid Kristjaniga hakkas huvitama, kas kusagil Eestis saab õppida targa maja ehitamist? Te olete absoluutselt õiges kohas. Tallinna Tehnikaülikoolis hakkab varsti ka aastaringne vastuvõtuprotsess. Kui soovite, võime teid üliõpilasteks võtta. Mille poolest erineb üldse nii-öelda targa maja ehituse õppimine tavalise maja ehitusest? Seal on päris suur vahe, et targa maja õppimine nõuab rohkem interdistsiplinaarsust, rohkem koostööd erinevate valdkondadega, rohkem IT-ga koostööd, rohkem arhitektidega koostööd, rohkem energeetikaga koostööd. No aga mida siis on vaja üldse teada, et üks tark maja on valmis ehitada, ma tahan endale tarka maja? Martin Taalfeld tuleb sealt tagant, et meil on just õige mees, kelle me õnneks õigeaegselt siin kätte saime. Tema räägib teile kõik, mida on vaja targa maja ehituseks. Aga kui sa tahad ikkagi nullmaja päris nullist ehitama hakata, no siis tuleb tagasi kooli minna ja see asi endale korralikult selgeks teha. Aga kujutad sa ennast ette elamas üldse sellises ülitargas majas? Vähe siis ei kujuta, mõtle kui lähe. Istud õhtul kodus, teed ühe plaksu, tšah, tuleb, näiteks küüned lähevad põlema. 2 plaksu, tšah, telekas läheb mängima, vaikne muusika, tuleb 3 plaksu, tšah, pitsa tuleb laual. Jumal kihvt oleks. No nii see päris ei käinud, eks. Kas sa asfaltteed oskad teha? No ei oska, muidugi ei oska. Aga ausalt öeldes on mind asi huvitanud küll. No proovime, kuidas see karu tantsib siis. Käivitame masina. Ossa Jeesus. Põramus, see on keerulisem kui mingi Mortal Kombati mängimine ausalt öeldes. Tee hooldamise mõttes me siis lõikame selle tee lahti. Siit juba hakkas võtma, nüüd lükka seda poolt ka allapoole. See pidur lahti, niimoodi. Anna gaasi ka natukene. Siis tunned, kuidas see masin hakkab seda materjali siis lõikama. See on siis nii-öelda suvine tee hooldus. Päris hea. Kui nad sõidavad teede peal, siis see tundub jube lihtne. Vaatad eemalt, mõtled, et no mis siis on. Tahan õppida, tahan saada targemaks ja saad aru teed. Kui sina mu ükskord stuudiost välja viskad, siis siia koplaadurisse mina istun. Seda ma sulle luban. Seda, et me mõtlesime Kristjaniga, et tahaksime turismitalu... Tulite meile puhkama? Ei, mitte puhkama, vaid me tahaks turismitalu pidama hakata. Jah. Te tahate sulaseks tulla? Võt see on juba mehe jutt. Meil tööd jagub ja jääb ülegi. Lihtsalt nagu kohe tööl hakata. Haarata ärja sarvist, kuule. Ei, oot, pea nüüd hoogu. Lihtsamad tööd saab tehtud. Loomulikult saab maad kaevata, saab muru niita, aga ikkagi, et te tahate ju turismitalu pidada, siis tuleb ikka õppida. Tuleb ju toidud valmistada, tuleb raamatupidamist teha, tuleb õhtu hiljaga traktoriga võib-olla sõita. Traktoriga me juba õppisime sõitma. Ja kombainiga ka. Ja tegelikult me õppisime ka süüa tegema, nii et me oleme juba valmis kokad. Ja näed, ongi juba õppimisest kasu. Siin on vaja meil nüüd toad koristada, voodipesu panna. Siin on 4 2-tuba ja 2 4-kohalist tuba. See võtab mul aega 10 minutit. Ja, linad peale, tekikotid peale, õhtuks peavad olema voodid valmis. Ei olegi nii lihtne, kui arvata on. Teedul on väga hästi, Kristjan, sina nüüd natuke jääd jänni siin. Ma olen harjunud niimoodi vaba askeetlikult ütlema, ma ei ole linadega üldse harjunudki. No aga on vaja ka inimesele siis tekikotti. Saab ju ilma, aga need on ilusad valged. Maha ei tohi lasta. Maha ei tohi ka lasta, jah. Tuke lina ei ole sul ka väga hästi seal. Nii, Kristjan. Väga ilus. Said ka lõpuks valmis või? Seal saunas lõbustama. Oota, aga kes raha vastu võtab? Mina loomulikult teed, sest et sa ei pääse siit tubadest välja. Siin on neid tube nii palju. Mul pole lihtsalt aega. Sul ei ole aega, sa möllad hommikust õhtul nende vooditega.
Tere päevast, head sõbrad, ja tere tulemast täiskasvanu hariduse tänusõndmule. Tervitused kõigile, kes meid Postimehe veebis vaatavad. See on hetk aastast, kus tunnustatakse neid, kes on ühel hetkel otsustanud, et vaat näed, haridus jäi pooleli, põrutan midagi uut endale teadmistesse. Olgu selleks siis tõesti kas pooleli jäänud kool või enesearendus juba tuttaval erialal. Täna tunnustame me tublisid õppijaid ja õpitegusid. Elukestev õpe kuulub inimeseks olemise juurde. Õppimine ei seostu enam ammu ainult laste ja noortega, sest inimene õpib kogu elu, igal pool ja pidevalt. Õpime eesmärgistatult, teadvustatult, kogemata või alateadlikult. Õppimine ei tunne vanust. Täna siin saame väärtustada täiskasvanueas enesetäiendamist, mis hõlmab inimese elu kõiki sfääre. See aasta on eriline aasta. See, et tänane sündmus ei toimu füüsilises ruumis, vaid oleme kolinud virtuaalsesse ruumi, on vist reaalsus, millega me kõik hakkame juba tasapisi harjuma. Aga eriline on see aasta ka selle poolest, et vist päriselt saame rääkida elukestvast õppest. Kui üleöö pead sulgema oma ettevõtte uksed või kaotad töö ning leidma uue tegevusala, siis see tähendab õppimist, uute oskuste ja teadmiste omandamist. Kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos. Elukestev õppe, sealhulgas täiskasvanuna õppimine, on pikk tee. Seetõttu koos minemises peitub elukestva õppe võti. Head inimesed, julgustagem üksteist õppima ja tunnustagem ja toetagem oma pereliikmeid, sõpru, kolleege, kes juba õpitee ette võtnud. Võimalusi selleks on palju. Selleaastane võitja on praktiliselt kogu oma teadliku elu õppinud. Ta on arendanud ennast mitmekülgselt, ta on hobifotograaf, ta on giid, räägib keeli ja just tema aitab kaasa Hiiumaa heaolu tagamisele ja on teistele suur eeskuju. Ja aasta õppija 2020 on Margit Soone Hiiumaalt. Palju õnne! Õppima ajendas see, et Maa-ametis toimus koondamine ja siis mul oli juba eelnevalt soov asuda õppima loodusgiidi erialale. Paar kuud olid teised jõudnud käia koolis, kui mina siis liitusin nendega. Ja siis mina olingi sujuvalt juba õppimas loodusgiidiks, mille ma siis lõpetasin aasta tagasi kevadel ja kutse käes ja nüüd ei olegi midagi muud, kui hakata siis oma lemmikalaga tegelema. Õppima tasub kindlasti minna, seda ei maksa peljata vanust, ei maksa peljata seda, kas ma suudan, kas ma jõuan, kas ma jaksan, et ei ole niimoodi, et istun kodus ja mõtlen, et oi, nüüd on elu läbi. Tänapäeval on meie koolides minu meelest niivõrd hästi kõik see õppetöö organiseeritud ja niivõrd huvitavalt, et kõik need hirmud kaovad. Mina vist õpin tõesti hauani. No Margit, mitu neid keeli siin siis ikkagi üles loetud sai? Mitut keelt te räägite? No ilmselt jah, võib-olla on ka natuke liialdatud, aga 4 keelt jah, päris vabalt, aga siis romaanikeeled on mu suur kiusatus ja kutsumus, et lisaks siis aasta õppijale on komisjon otsustanud, et selles kategoorias on nii palju tublisid inimesi, et üks nendest väärib kindlasti ka eripreemiat ja see eripreemia kuulub nüüd inimesele, kellel on rikkalik õpikogemus. Ta on aktiivne, sihipärane enesetäiendaja ja positiivne näide õppijast, kes koolituselt õpitud rakendab nii tööalase kui ka oma kogukonna arengus. Aasta õppija 2020 eripreemia Katre Mölder. See, mis mind õppima tõukas, oli tegelikult üks loetud lause. Inimesel on 2 elu. Teine elu algab siis, kui sa saad aru, et sul ongi ainult 1 elu. Selle lause sügav sisu pani mõtlema, et kui mitte nüüd, siis millal siis veel oma ellu tuua muudatusi ja anda uut energiat. Teha asju, mis on minu endaga kooskõlas ja mis mind energiseerivad. Ütle ausalt, kas uuesti õppima hakkamine ja koolitustel osalemine on olnud sinu elu üks paremaid otsuseid? No kahtlemata on ja ma arvan, see on olnud elu muutev otsus, ainuõige otsus, sest
no see, mis on järgnenud, see on totaalse muutumise eri, ma ütleks. Ma usun, et on väga palju inimesi, mina kaasa arvatud, kes on tihti mõelnud, et äkki oleks aeg ennast edasi arendada või uuesti midagi õppima minna, aga kogu aeg lükkame selle mõtte ja idee nii-öelda siis realiseerimise kaugemale ja kaugemale. Mis sa neile inimestele ütled? Ärge oodake homset päeva. Täna on just õige aeg astuda see esimene samm. Kui te täna seda ei astu, kui te tee seda otsust, ma lähen, tegutsen, õpin, arendan, siis ei tule seda mitte kunagi. Nii et Jüri, tee see samm, astu see esimene samm. Aasta õppija tiitlile kandideerinute seas tegelikult sai ka rahvas valida oma lemmiku. Aasta õppija 2020 rahva lemmik on Kerli Kõiv Võrumaalt. Ääretult armas on, et selline tunnustusviis on üldse olemas, nagu meil täna siin, sellepärast, et kui lihtne on tunnustada mingisugust tulemust, aga tunnustada protsessi, seda on väga raske. Ja tegelikult see, et me Eesti riigis seda teeme, aitäh teile. Täna jätkan doktoriõppes Tartu Ülikoolis. Minu sees keeb huvi muuta maailma ja teha asju uutmoodi ja huvitavalt ja ma läksin otsima seda. Ja kui mõelda selle peale, mis on õppimise allikad minu elus siis, või kõigi elus, ma arvangi, et need on inimesed meie ümber, meil on kõigilt midagi õppida, need on hästi erinevad olukorrad, kuhu me satume, situatsioonid, kogemused, neist kõigist on midagi õppida ja on õppida head, mida endale üle võtta ja on ka näha seda, mida enda juures vältida. Nüüd on aeg anda auhinnad aasta parimatele õpitegudele. Aasta õpitegu 2020 on loengusari Kuressaare haigla kohtu kogukonnaga. Haiglal on tänapäeval palju rohkem funktsioone, kui on lihtsalt ravimine. Hiinas öeldakse, või vanas Hiinas öeldi, et parim arst on see, kes üldse ei ravi ja kes hoiab haigused ära. Nii et Kuressaare haigla on loodetavasti teel sinnapoole, et me läbi oma õpetuste või loengusarjade anname oma teadmised edasi inimestele ja nad suudavad hoida ennast tervena. Peamine eesmärk on harida kogukonda. Me tegime seda sellepärast, et meie arvates haiglal ei ole mitte ainult ravimise roll, vaid haiglal on palju laiem roll maakonnas eriti. Aga ka aasta õpiteo kategoorias otsustas komisjon, et on põhjus anda välja eripreemia. Selle laureaadiks valiti mittetulundusühing, kes on välja mõelnud põneva ja uudse lahenduse, kuidas parandada inimeste teadmisi turvalisusest. Auhinnaks aasta õpitegu 2020 eripreemia ja selle laureaadiks on Pärnumaa külade siseturvalisuse mäng Pärnumaa kodukant MTÜ poolt. Siseturvalisuse mäng käib niimoodi, et külad panevad oma võistkonnad kokku. Korraldajad otsivad punktitegijad. Politsei ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Häirekeskus, Punane Rist, pommirühm, päästjad, raudteeohutus, naabrivalve, jahimehed. Mida kaugemal tõmbekeskusest inimene elab, seda tegelikult tublim ja iseendaga hakkama saab ta peab ju olema. Meil saab ju seal nalja ja naeru ja seda me võtame kõik nagu mänguliselt. Aga ega siis ju mänguliselt me kõige paremini õpime ka. Teeme praktiliselt läbi ja nalja ja naeruga. Ma olen tõesti hämmingus, ma olen inspireeritud. Nii palju toredaid inimesi, nii palju inimesi õpivad ja veel enam kuidagi nagu kohe innustavad ka, Robert. Mis sa arvad? Kas oleks aeg? Ma tahtsin sulle öelda just, Karis sõber, nüüd on aeg. Ja õppijasõbralik tööandja tõesti, see on ka meie jaoks üks meeldiv võimalus, mida Andras on meile pakkunud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Sest elukestev õpe ei tohi jääda ju ainult nagu sõnakõlksuks, me peame aru saama, mis on selle sisu ja selle sisu on see, et ilma teadmiste kaasajastamiseta, ilma oskusteta kaugele ei purjeta. Aga just kui vaja oleks pidevalt vee peal olla. Seepärast on meil ka rõõm tunnustada neid tublisid ettevõtteid, kes oma töötajaid toetavad.
ei ole oluline, kus kohas sa oled, ei ole vaja minna kuhugi klassiruumi, ei ole vaja broneerida aega, seda on vaja, aga ei ole vaja broneerida eraldi ruumi, ei pea olema suur seltskond, loomulikult alati on hea kellegiga oma ideid peegeldada ja arutada, aga põhimõtteliselt selle asemel, et lihtsalt peale tööd õhtul jooksma minna ja muusikat kuulata, võib kuulata mõnda podcasti uutest tehnoloogiatest, iseseisvast õppimisest, kuidas olla parem juht. Ühesõnaga, see küsimus, mida me koos esitame, on see, et ütleme, et inimesel on olemas hea töö, tal on elus kõik paigas, kas on midagi, mis ta veel võiks teha iseenda ja oma ajuga? Ja muidugi neid vastuseid on palju, mina olen ajuteadlane, mina annan oma vaatevinklis selle vastuse. Ja mida paljud inimesed siis teevad, kahjuks või õnneks on see, et nad siis striimivad sarju õhtuti, eks, vaatavad telefonis midagi. See on suurtel inimestel, ise teavad, mis teevad, on ju, see on nende valik, palun, tehku, aga lihtsalt ajuteadlase poolt vaatatuna on see nagu, sul oleks õues Lamborghini, sinu enda oma. Ja sa käiksid seal lihtsalt sees istumas vahepeal ja ennast peeglist vaatamas või võib-olla paneksid vahepeal need kojamehed tööle. Aga sa ei kasuta seda potentsiaali, mis on. Nii et see on minu jaoks üks kõige tähtsamaid sõnumeid, mida mina nagu ajuteadlasena inimestele anda saan, et suurele inimesele, et kui tal on töö, tal on kõik hästi, siis ikkagi tegelikult ta saaks oma aju veel edasi arendada. Ja mida saab teha nagu enda jaoks on nagu 5 põhiasja, on ju. Mõelda, kuidas mul on une ja puhkusega lood, kas ma olen aega maha võtnud, kuidas mul on toitumisega lood, kas see on piisavalt selline regulaarne mitmekesine, kuidas mul on liikumisega lood, kuidas mul on suhetega lood ja sellise emotsionaalse olukorraga ja õudselt tähtis see sama hobide loomingulisuse teema, et oleks nagu sellist hetke päevas, kus tõesti nagu teeks midagi lahedat ja lõbusat ja mängiks midagi või teeks midagi loovat. Et see tegelikult hästi palju nagu kuidagi vaktsineerib meid ka selle liigse pinge eest, kui me seda aega võtame. Ja me oleme siin organisatsioonis hästi hariduse usku, me oleme heade oskuste usku ja sellepärast ka see konkurss tunnustada neid, kes inimeste arengusse panustavad. Et ma usun, et tegelikult paljud teist mõistavad, et isegi see koroonakriis ja ajutine tööpuuduse kasv tegelikult ei ole leevendanud tööjõukriisi Eestis. Oskustöölisi on jätkuvalt väga raske leida, mõnes kohas isegi keerulisem leida kui enne kriisi. Ja see kõik tähendab, et enda inimeste hoidmine, nende arendamine ja veel enam uute inimeste leidmine, heade oskustega inimeste leidmine on ülioluline, et organisatsioonid elaks, areneks ja sellise õppija sõbraliku keskkonna loomine on nii ettevõtjate, töötajate kui Eesti majanduse huvides. Ja maailm areneb meie ümber nii kiirelt, nagu ka Ericsson näitas just, et kui kaasa ei jookse, siis sureme välja. Aga lähme siis kõige pidulikuma osa juurde ja räägime, kes siis sel aastal võitis. Aasta õppijasõbraliku tööandja 2020 tiitli pälvis organisatsioon, kes väärtustab õppimist ja kus organisatsiooni areng toimub läbi töötajate arengu toetamise. Aasta õppijasõbralik tööandja 2020 on osaühing Puidukoda. Tänavalt inimesi võtta on täiesti võimalik ja me oleme seda ka teinud. Me arendame neid, õpetame neid, anname neile koolitusi ja nad suudavad liikuda edasi oma ametipositsioonil. Et meil on ka päris mitmeid edulugusid, kus nii-öelda tavalisest tootmise töötajast on saanud näiteks vahetuse vanem, tootmismeister. Siin majas on minust saanud siis tavalisest liinielektrikust tehnikajuht, mis näitab, et kui sa ise väga soovid
ja tööandja sulle vähegi poolele teele vastu tuleb, on kõik võimalik. Õppimisele kulutatud aeg on puhas võit nii inimese kui ettevõtte jaoks. Mida targemad ja kompetentsemad on meie töötajad, seda rohkem võidab ettevõte. See on kahepoolne usaldus, et kui ettevõte sinusse investeerib, siis sa peaksid ka midagi tagasi andma. Ja minu teada siiamaani kõik, kes on ettevõttes kasvanud, on siia pidama jäänud. Nii, aga see pole veel kõik. Et sel aastal otsustas komisjon lisaks peapreemiale anda ka välja 2 eripreemiat. Ja esimese eripreemia siis anname kohe üle. Õppijasõbraliku tööandja 2020 eripreemia saab ettevõte, kes panustab innovaatiliste lahenduste väljatöötamisse. Nende ettevõtte sisekoolitused on hästi välja arendatud ja need toimuvad ettevõtte juhtide poolt. Organisatsioon toetab töötajaid õppes osalemisel. Aasta õppijasõbraliku tööandja 2020 eripreemia saab aktsiaselts Baltic Workboats. Meie eripära on see, et meil on kogu inseneeria disaini pool oma majas sees ja me toodame väga spetsiifilisi laevu. Sageli just töövõtteid ja see pool on see, mis me peame koha peal inimesed koolitama, inimesed välja õpetama. 12 aasta jooksul olen siis jõudnud keevitajast keevitajate juhendajaks, sealt edasi siis projekteerijaks. Ja siis sellest aastast juunikuust olen ka Loitsi Mereakadeemia tudeng, et siis järgmise aasta juuniks siis omandada merearhitekti kutse. Kõik oskused, mis mul hetkel on, olen ma saanud õppida selles ettevõttes. Ma arvan, meil saab maailma parima laevaehituskogemuse. Seisma see õppimine pole jäänud, et siin Vilmas saab õppida nii kaua, kui siin töötad. Õppimine on kõige alus. Ja meie teine eripreemia läheb tööandjale, kes väärtustab õppimist ja tegeleb aktiivselt töökohapõhise õppe läbiviimisega, pakub praktika ning töövarjuks olemise võimalusi, on avatud suhtleja ja kaasarääkija oma kogukonnas. Aasta õppijasõbraliku tööandja 2020 eripreemia saab Päts OÜ. Mida ma ise õppisin viimati elukestev õppe? Pigem see, et ma lähen õppima. Ma lähen õppima külmatehnikuks. Aga õppisin gitarri peal ära 3 tuuri uut sellist džässiakordi, mis oli ka tore, nii et selles mõttes lihtsalt leivasaia sees olemisest ei piisa, tuleb teha ka midagi muud, nii et muusika. Kui praktika läbi saab, kas siis on kõik valmis? Ei, ma arvan, et ei ole, sest et elukestev õpe, see jätkub ka. See maailm, see toidumaailm on võrratu ja seal õppida ja olla sees on põnev. Aasta koolitaja 2020 on Terje Paes. Terje Paes. Tegelikult ei saa ka täiskasvanute koolitaja ise kunagi valmis. Et see on teekond. Päris kindlasti ei töötama üksinda, vaid üks õppimine ja õpetamine on meeskonnatöö nii korraldajate kui õppijate poolt. Et õpetaja saab tulla siis, kui õpilane on valmis. Aasta koolitaja 2020 eripreemia on Amino Põldaru. Goethe ütles, et inimene õpib ainult seda, mida ta armastab. Armastage õppimist, siis saate armastada inimesi ja inimesed saavad armastada teid. Mis terminit siis kasutada? Mina ise soovitaksin siis kasutada e-õpet ja soovitaksin kasutada põimõpet.
Ja miks siis neid termineid kasutada? Kõigepealt nad on mõlemad ühetähenduslikud, nad on täpsed, nad ütlevad ära, millest nad räägivad, nad on süsteemsed ehk nad sobivad terminisüsteemi ja keelesüsteemi, nad on keeleliselt sobivad, kõlavad hästi eesti keeles ja mõlemad on ka lühikesed. Nii et kui te hakkate terminitega tegelema, siis kindlasti soovitan enne vaadata selliseid sõnastikke nagu haridussõnastik või siis ametniku soovitussõnastik, mille leiab lihtsalt veebist. Nii et soovin kõigile korrektset keelekasutust. Tere ka minu poolt, head koolitusvaldkonna asjatundjad. Ja mina esindan täna Tallinna Ülikooli uurimisgruppi, kuhu kuulub 5 liiget ja saan siis anda sellise esmased tulemused EPALE koolitusvajaduse uuringu kohta. Ja tänasel päeval ongi hea meel tänada kõiki neid, kes osalesid selles uuringus ja seeläbi oma panuse andsid. No minul on lugu selline omapärane, et minul on tütar, kes lõpetas eelmisel aastal põhikooli ja siis kuna oli distantsõppeaeg, siis me õppisime hästi palju koos temaga. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ülikooli ma selgelt tahan seda, mul on selgelt vaja, mul on selged sihid, kuhu edasi. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte kasutada seda juba olemasolevat teadmist, et selle najal minna edasi ja lõpetada ära gümnaasiumi ja jätkata juba ülikoolis. Ehk sind motiveeris põhimõtteliselt tütrega koos õppimine? No põhimõtteliselt distantsõpe oli minu jaoks see, kuna kuskilt oli abi vaja, järelikult ma pidin selle omandama selles mõttes, et põhimõtteliselt minu motivatsiooniks sai distantsõpe ja tütrega koos õppimine. Miks üldiselt need, kes ei ole jõudnud tagasi kooli, miks nad ei jõua? Mis neid siis takistab? Mis need probleemid on, millega põrkutakse? Tammet, sina saad peaaegu enda mõtte otsast rääkida, sest et sa tulid ka ikkagi väga pika aja järel kooli tagasi alles. Jaa, mul oli see vahe ikka päris vist 25-6 aastat viimasest käimisest ja kas selle aja sees kordagi ei kribelenud, et peaks minema? Muidugi kribeles, jaa. See oli tegelikult mitmetappiline asi, et ma ennem väljaspool saatevalgus ka rääkisin õpetajatele just seda storyt lühidalt, et alguses muidugi vasadas see peas, et mul on see paber tegemata, nii öelda, aga ma nagu ei põhjendanud endale ära, et miks mul seda paberit tegelikult vaja on. See justkui tundus, et see on niisugune mingi ühiskonna surve, et mul peaks olema keskharidus, siis ma olen nagu samal tasemel, mis kõik teised. Tegelikuses sa hakkad nagu aru saama, et see põhjus võib-olla ei pruugigi selles olla. Siis jõuab see kohale sulle, et aeg hakkab järjest juurde tiksuma, vanus tuleb, eks ole. Ja siis sellest esimesest mõttest 4 aastat hiljem ma vaatasin, et ma oleks praegu gümnaasiumi ära lõpetanud. Siis läks jälle 4 aastat mööda, ma vaatasin, et jälle ma oleks teist korda gümnaasiumi ära lõpetanud, kui ma oleks läinud siis, kui mul see mõte tuli. Ja 3. kord siis ma tulin juba. Sellepärast, et ma ei tahtnud veel 3. kord seda sama mõtet mõelda. Aga tegelikult selleks ajendiks ikkagi on ju iseenda areng, on ju, et tahaks minna ülikooli õppima midagi, tahaks õppima minna seda, mis sul tegelikult huvi pakub. Mis siin tänasel päeval, kui oleks kolmapäev, kui õpilased oleks kohal või neljapäev, kummal nad siis olid nüüd, kes öösel siin ei maganud. Et mis siin tavaliselt siis toimub õppepäeva sees? Siin toimuvad tunnid. Mis tunde te annate? Mina annan niisugust põnevat õppeainet, mille nimi ongi elukestev õppe. Aga mida me näeme? Kuivõrd erinevad siis täiskasvanud ja veel noores eas õppija? Jah, täpselt, et siin varasemalt tuli juba väga palju selliseid hästi seostuvaid mõtteid, aga ühtepidi me vaatame nagu nii-öelda noorematele õppijatele peale ja mingis mõttes nad tunduvad meile hästi erinevad ja nad kindlasti ka on. Aga üks asi, mis on neil kõigil vaja, on just need samad õppimise oskused. Samas, et ega see õppimine ei pea siis alati olema ainult see koolis õppimine, ka selline täiendõppimine või kursustel käimine või mingi sellises uuemas veebipõhises, ma ei tea, keskkonnas, et see on ju kõik samamoodi täiskasvanu õppimine. Üks sõber uuris, et miks ma ikkagi kooli ära tahan lõpetada.
ma muudkui vastasin talle, et lihtsalt ja aega oli, tahtsin, ei tea, igasuguseid vastuseid ja kui ma vastasin talle, et ma tahtsin ennast proovile panna, vot see vastus talle sobis. Et kui ma selle nii-öelda vastuse ütlesin, siis ma sain aru, et tegelikult ma panengi ennast proovile, et miks ma päriselt läksin kooli. Nüüd ma julgen sellest rääkida uhkusega. Ma käin ülikoolis, Tartu Ülikoolis, õpin projekteerimist ja ettevõtlust. See tundub nagu elustiil, miks ma läksin edasi õppima. Et see tekib harjumus. Ja ülitoredad koolikaaslased, erinevad inimesed, nii palju uusi tuttavaid. See on täiesti õige koht, kus ma läksin. Ma tunnen seda. Ingrid, mis juhtus Tartu Rahvaülikoolis? No loomulikult meilgi oli alguses see, et uskumatu olukord, aga ülikiire reageerimine. Sest meil kursused ju toimuvad pidevalt ja mida teha üle 200 grupiga. Ingrid, kumb teie jaoks suurem probleem oli? Kas see, et postiteel ei saa ju savi inimesele koju saata, et palun ole hea, vaata ekraani pealt ja hakka meiega koos tegema? Või see, et õppejõud ise või teie õpetajad, kes need kursuseid läbi viivad, ei suutnudki välja pakkuda mingeid uusi olukordi. Kui dünaamilised nad kaasas olid, mõtestamaks ümber seda, mida nad siiamaani on teinud? No eks mõnes asjas ikkagi ei ole ka mõistlik seda veebiõpet teha. Et siin tuligi koos kaaluda koos koolitajaga, et kas tal on need tehnilised oskused, ka tõesti see valmisolek, ka psühholoogiline valmisolek. Et kui palju muutus see, kuidas te asjadest, mis praegu on, mingitest otsustest, mingitest muudatustest omavahel rääkisite? No me lõime ka kohe eraldi kanalid, et operatiivselt suhelda, et näiteks meeskonnaliikmetel oli seal Facebookis siis operatiivgrupp vist oli nimeks ja õpetajatele lõime ka Messenger või Facebooki grupid ühesõnaga. Aga see andis kindlasti tunda, et see info ikkagi ei levi hästi või ei ole seda omavahelist suhtlust piisavalt. Kui üks märksõna, siis see on enesejuhtimise oskuse tähtsus õppimisel. Et muidu me rääkisime sellest kui sellisest tulevikuoskusest ja aina tähtsamast oskusest, aga kevadel sai selgeks, et see, kellel selle oskus on, saab hakkama õppimisega, kellel seda oskust ei ole või on vähem, on hädas. Ja tuleb tunnistada, et kõik tajusid väga kiiresti, et sellist manuaali või raamatut, kuidas nüüd sellises olukorras käituda, ju tegelikult polnud. Ja seda raamatut ja manuaali hakati tegelikult väga kiiresti kokku panema ja õnneks sektor ise on hästi avatud ja info liikumine siis nii-öelda praktilistest kogemustest ja proovimistest, selline learning by doing liikus põhimõtteliselt Aasiast kuni Lõuna-Ameerikateni välja, et tegelikult infot vahetati väga kiiresti. Aga võib-olla just õppimise mõttes küll, et see virtuaalsus on tõesti nagu tulnud, et jääda. Et praegu vaadates nagu sellele muutusele, mis me oleme läbi pidanud tegema, et see, ütleme nii, et varasemalt me rääkisime väga palju digioskustest ja sellest, et kõik ei pea olema klassiruumis, siis nüüd see kindlasti nagu tulevikus ongi nii, et me ei lähe nagu sellises mahus sinna tagasi enam mitte kunagi. Kriisi käigus, mis me nägime tegelikult, inimene õpib ju kogu aeg. Et kui me vaatame kas või oma lüüse, kuidas me oma lüüse ehitasime, vaatasime esimest lüüsi ja viimast lüüsi, ja see on väga suur kvalitatiivne vahe, et võib-olla kriisi üks sellist õppetund ongi, et kogu aeg õpitakse. Ja siin kõlas ka varasemalt läbi, et inimesed muutuvad ühtsemaks. Kui me vaatame nagu täiskasvanu õpet, ma arvan, et üleüldiselt tegelikult täiskasvanu haridus võitis sellest kriisist. Et palju rohkem on õppeprogramme ja palju enam inimestel on nüüd võimalik pääseda ka selle haridusele ligi, kellel varem ei olnud. Et ma arvan, et kui me vaatame kriisi laiemalt, siis tegelikult täiskasvanu haridus ja need õppeasutused tegelikult võitsid sellest. Aga ma arvan võib-olla nagu oskuste palett ja uute oskuste palett on täna oluliselt tugevamal laual. Need organisatsioonid, kus inimestesse suhtuti hästi ka enne kriisi, väga kiiresti mobiliseerusid. Hakkame proovima uusi asju, õpime üksteiselt, loeme, ei tea, saadame linke. Et see oli nii-öelda nagu väga tugevalt tuntav. Kiire infovahetus ja kiire ülikiire, ma ütleksin paindlikkus, et minu arust see on ka asi, mis nagu jääb tõenäoliselt. Tuli kas tegutseda või istuda ja oodata.
kas suppuda või ujuda. Ja kogu tiim tegi seda, mida hetkel vaja oli. Näiteks meie omanik asus 8 kuuks toidukulleri rolli. Ja väga hästi oli näha, et kogu tiim on motiveeritud ühest eesmärgist jääda püsima ja et töökohad jääksid püsima. Tere! Mina olen Kairit Reimann ja ma olen Luua Metsanduskooli koolituskeskuse juht. Luua Metsanduskool on nende samade metsade vahel siin olnud juba üle 70 aasta ja sellist nalja pole veel juhtunud, et kool kinni pannakse. No nüüd see siis juhtus sellel kevadel. Kui me tagasi vaatame sellele perioodile, siis meie õpetajatega ja õpetajatena oleme rahul. Mis me hästi tegime, on see, et me jagasime kogu aeg infot. See lõpuks tundus juba nämmutamisena, aga me jagasime infot, et inimesed, nii töötajad, nii õpetajad kui ka õppijad ei tunneks ennast üksinda. Meie tugevuseks on tegelikult see, oli siis kevadel ja on ka nüüd, sügisel, et meil on väga tegus haridustehnoloog, kes meid mitmekülgselt aitas nii õppijaid kui ka õpetajaid. Me kasutame pilvekeskkonda ja kõik olid nii-öelda connected, me olime connected omavahel. Siis tõesti see nägigi välja niiviisi, et inimesed osalesid loengus kuskil harvesteri kabiinis, olid nad ise või kuskil mujal metsas, telefon käes. Kõigepealt koolitasime koolitajat, kuidas seda teha, siis koolitasime osalejaid, et ma ise tegin päris mitme metsa väljaveo autojuhiga, õpetasin neile Zoomi, see oli nii tore, et mina olin oma köögis ja nemad olid enda juures, enda kodus ja siis ainult kulmud paistsid. See jätkusuutlikkus digiõppes on võtmesõna ehk praegu, sellepärast et ta tõenäoliselt ei kao enam mitte kuskile ja jääb meile kõrvale kontaktõppele ikkagi, et kuidas hoida neid tasakaalus, kuidas neid omavahel põimida, lõimida, tagada selline õppijate kaasatus, koostöö ja ka miks mitte edasiarendamise variandid õppes. Et see võib-olla see aeg lihtsalt kiirendas neid protsesse, mis varem või hiljem nagunii oleksid ka täiskasvanu koolitusse jõudnud. Puutusime kokku ka sellise psühholoogilise aspektiga, et meil ei tulnud tegeleda mitte ainult õppetööga või selle konkreetse teemaga, vaid inimesed tahtsid arutleda ka, mis toimub ühiskonnas, mis edasi saab. See teadmatus ja määramatus oli päris suur, et ka see lisandus selle õppe juurde, et arutada neid asju. Mis võiks tuua välja positiivse külje poole pealt on, et paranes koostöö erinevate osapoolte vahel, küll õpilaste, õppijate või koolitusel osalejate endi vahel ja samuti ka koolitajate vahel, et nii koolituse välisel ajal, et arutati asju, kuidas, mida teha, kuidas leida paremaid võimalusi, et leida lisainfot, edastada informatsiooni teistele. Oluline oli ka see, et kasvas osalejate, nii koolitusel osalejate kui ka koolitajate oma vastutus ja iseseisvus. Ehk sa rohkem võtsid ja olid kaasatud sellesse õppeprotsessi ja said aru, et ka väga palju tööd tuleb endal teha ära väljaspool koolituskeskkonda, ehk ise ja leida võimalusi, et omad asjad iseseisva õppimise teel ka täiskasvanul ellu viia.